Recording is on. Alanud on järjekordne saade sarjast Matemaatika Patrikuga. Milline teema meil täna tuleb käsitluse alla? Võrdhaarsed kolmnurgad ja nende pindalate ja ümbermõõtmine ja leidmine. No midagi sellist, nagu me eelmisel korral juba tegime. Muide, mis on täna teistmoodi võrreldes eelmise korraga? Mina olen teises kohas või selles suhtes selles ülesandes. Ei, mitte selles ülesandes. Mis on erinev minu puhul? Kaamerat pole või? Mida ei ole? Kaamerat. No seda ka, selle ma kohe saan panna, aga midagi olulisemat. Ei tea. Kuidas heli on? Hea. Eelmine kord ma unustasin välist mikrofoni kasutada ja siis kajas ja vilistas. Oli jah. Kas sa tead, milline on õnnevalem? Täpselt ei tea. Kohe joonistan selle. Ma tahtsin öelda ka, et ma olen nagu kodus tagasi, et mul ei ole nagu hetkel arvuti kasutamise võimalust, et kõik on nagu kasutusel. Seega sa oled nutitelefonis praegu? Jaa, ma olen kaameraga. Lisaks ma sain vahepeal selle tahvli salvestama, enne kõik need asjad kustusid ära, mis siia sai. See olevat kellegi, kas see oli E-tähega keegi, ma ei mäleta, kes selle valemi välja mõtles. Ta ei osanud seda põhjendada muide. Ma teen siia ühe kolmnurga. Siia ühe kolmnurga. Ja suure kolmnurga. Mida suurema kolmnurga me teeme, seda suurem on õnn. Kohe näed, miks. Ja nüüd ma kirjutan siia juurde, mida need küljed tähendavad. See on energia kulutatud positiivseteks tegevusteks. See on energia kulutatud... Oota, ma ju ei jaga praegu ekraani. Ei jaga. Aga sa ei näe mitte midagi, sa ei ütle ka. No ma ei tea, ma mõtlesin, et nagu kohe teed. Nüüd näed, jah? Jaa. Energia hüpotenuus on energia positiivseteks tegevusteks ja üks kaatet on energia kulutatud negatiivseteks tegevusteks. Ja see kaatet on õnne teine juur. Okei. Vaat nii, see on õnnevalem. Jah. Kus sa siis oled praegu? Kodus tagasi, et ma olin algus nagu isa juures ja vanaema juures. Sa ütlesid, et sa oled teises kohas? No kodus, nagu teises toas nagu. Okay. Sellepärast. Et ma vist siis näitan nagu neid ülesandeid. Näita, jah. Siis ma ei tea, kas võtta. Joonisel on võrdhaarsed kolmnurgad. Arvutan lõigu Y pikkuse kolmnurga ümbermõõdu põh ja pindala. Siin tuleb ilmselt pilt maha vehkida. Ma pean kohe vehkima seda siis siia. See on mul ka olemas. 3 alla ja 1 vasakule. Ja nüüd 3 alla ja 1 paremale. Ja alus. Ja keskele ka veel kõrgus. Ja nüüd on siin kirjas, et see külg siin on 37 sentimeetrit pikk. Ma kirjutan niimoodi siia alla. See on 12 sentimeetrit ja see alumine on 24 sentimeetrit ja see siin on Y ja siis nad räägivad veel, et see on täisnurk siin. Ja
kolmnurga ümbermõõdu ja pindala. Ja sul on midagi siia ette ka tehtud ära. Ma vaatan juba. Pool ülesannet on ette ära lahendatud. Selles suhtes see on ära värvitud ise. See ei ole mina teinud. No sul on ju kirjutatud ette ka juba ära lahenduskäik. Selles suhtes nende vastused. Lahendus on sul ju olemas, lahenduskäik. Nojah, seda küll, see on 12 ruut pluss Y ruut võrdub 37 ruudus. Ja siis on Y ruut võrdub 37 ruut miinus 12 ruut. Aga nüüd sa siis lahendaja, kui sa oled midagi teinud, siis näita mulle. Siin peab vist selle 37 ruut miinus 12 ruut juurde alla tooma, on ju. No lõpuks sul tuleb Y kätte saada. Vaatan. Siit tuleb siis 7. Sain see niimoodi siis. 1369 on tõepoolest 37 ruudus. Said 35. Tundub loogiline. Sul tuleb nüüd ümber mõõta, arvutada ja pindala. Ümbermõõdu ma siis liidan nad kõik kokku. Mille kõik? See 37, siis 24 ja 12. Ja siis sa saad mille ümbermõõdu? Siis ma saan selle ühe külje või? Mille ümbermõõdu sa saad siis? Mille ümber sa kõnnid siis? Kolmnurga. Võrdhaarse kolmnurga. Paneks siia mingid tähed ka juurde. Nagu näiteks A, B, ja siis võiks olla F ja I. Ütle nüüd, millise kolmnurga ümbermõõdu sa saad? A, B, I, F. Milline on A, B, F-i ümbermõõt? A, B, F-i ümbermõõt on siis 73 või? Kuidas sa said 73? 37 centimeetrit pluss 12 pluss 24 centimeetrit. See, mis sa praegu mulle ütlesid. On seal ainult ühe selle keskmise. Liitsid kokku selle ja selle. Ja väidad, et see on millegi ümber. Oota, ma proovin uuesti. 110 või? Kuidas sa 110 said? Põhimõtteliselt 37 centimeetrit on see üks külg, on ja siis teine peab ju sama olema, et ma siis liitsin sellega juurde. Nii, sa siis liitsid, vaata nüüd läks mul valesti natukene, ma võtan teise tööriista. Ehk siis sa liitsid selle ja veel mida? Keskmise siis aluse. Ütle mulle need tähed. I ja Y ja I või? Või F ja B või? Et siis selle, jah? Jah. Ja kuidas sa 110 said? 37 pluss 37 pluss 12 pluss 24. Nii et sa liitsid ikkagi selle ka veel siia? Seda ei pea liitma, on ju. Ehk siis 98 või? Jah. Ehk siis ma kirjutan siis ära, on ju, et ja nüüd on vist vaja pindalas leida, jah? Jah. Pindala ma leidsin siis kuidas? Mõtle natuke, tuleta meelde. A korda B korda 2 ka. Mis asjad siin joonisel on, need A ja B? A ja B on F ja B või? Ei. A ja B on H ja B on 37. Ehk siis sa ütlesid FB. Mis see FB on? Alus on see. Nii.
alus korda kõrgus või? Ei. FB. F kord B jagatud 2-ga või? F on nurk. Või hoopis A ja B või? See on nagu No pindala leidmiseks, mida sul on vaja teha? A korda B-ga jagada 2-ga või? Nii, sa ütled A korda B jagatud 2-ga, ma kirjutan selle siia üles. Nii, mis on A? A on see või nagu see tipp seal. Või no kõrgus või? No sa ütlesid mulle valemi. A korda B jagatud 2-ga. Mis ma selle A asemele kirjutan? 24. Nii, 24. Mis ma B asemele kirjutan? 37. Ütled, et 37. Jagame 2-ga. Seega, mis sa praegu ütlesid, et pindala jaoks korrutan siis aluse ja ühe külje pikkuse ja jagan 2-ga. Kas nii? No ei ole. Ei ole tõesti. Mis on valesti? Mida tähendab kolmnurga pindala üldse? Pindala on küljed ja nagu või alus korda kõrgus. Seleta mulle, mis see pindala on üldse? Mis see kujutab endast? See nagu ma ei tea, ma ei oska seda nagu öelda. Proovi. No. Tuleb sulle vastu keegi tulnukas, ei tea mitte midagi ja sul on vaja talle seletada, mis asi on pindala. Põhimõtteliselt kolmnurga või nagu külgede või külje ja alus mingi korrutis või ma ei tea. Nii, kui meil on mingisugune selline asjandus, siis kus on selle pindala? No seal. Kuidas sa seletad selle asja põhjal pindala? Tal polegi pindala, või nagu on. Ei no, ma ei mõtle, et see nöör on, ma mõtlen, et see on mingi latakas. Värvin selle ära ka, siis on paremini näha. See on kõik üks roheline latakas. Nii, kus selle rohelise lataka pindala on? Ta sees või? Sees jah, aga mille sees? Selle rohelise lataka keske või nagu see. On ta piiratud millegagi? Jah, nende väliskülgedega või nagu. Nende külgedega, mis seal väljas on. Jah, see on hulknurga külgedega piiratud ala. See on selle objekti pind. Ja kui me nüüd vaatleme kolmnurka, siis kus selle kolmnurga pindala on? Ka siis sees. Nii, see on kolmnurga sees. Piiratud milliste külgedega? Piiratud kollase ja sinisega või nagu. Aga ütle tähtedega. Mul on siin ju otsas FB ja A. Piiratud siis FB ja A. Nii, FB-ga, millega veel? BA-ga. BA-ga. Ja AF-iga. Ja AF-iga. Just nende 3 küljega. See ala, mis siia vahele jääb, see on pindala. Nii, kuidas me seda arvutame? See 12 korda Y jagad 2-ga. Siis sa saad mille pindala? Siis ma saan kuna mul on Y juba vaata 35, siis ma nagu äkki pean need ruutu võtma või? Mille? 35 ja 12. Mille sa siis saad? Või tähendab nagu 35 korda 12 jagatud 2-ga või? Nii, aga mille sa siis saad ja miks? Siis ma saan nagu selle võrdnäärse kolmnurga pindala. Aga põhjenda, miks? Kuna seal nagu neil on nagu nende pinnaala on nagu ju
see, mis seal sees on ju. Ja seal sees on näidatud, et põhimõtteliselt see ühe pinnaala on 12 sentimeetrit. Teise oma on siis teadmata, aga see teadmata ma ju arvutasin välja, eks. Nii vaata, sa ütlesid, et 12 korda Y. Jaa. Nii, ma võtsin, kusutasin nüüd selle kogemata ära, kirjutan kohe tagasi selle siia. See oli 12. Nii, oranžilt 12 sentimeetrit. Ja nüüd võtan siit lillalt, näitan sulle nüüd selle osa. Ehk siis sa ütlesid, et 12 on üks, jah, üks külg. Ja mis see teine oli, Y? See on Y, jah. Nii, seega sa hakkad seda 12 sentimeetrit kordama, seda pikkust Y korda. Näen, mis juhtub. Mis me siin saame? Saime sellise lilla ala nüüd. Kui me seda 12 sentimeetrist juppi Y korda üksteise peale ladusime, siis me saime selle lilla virna. Kui me sellega ainult piirdume, siis see ongi selle suure kolmnurga pindala, sellepärast, et see väljapoole jääv lilla ala, kui me selle tõstaksime siia sisse valgele kolmnurga alale, siis midagi üle ei jääks ja see on täpselt sama suur, see kataks kogu selle valge ala ära. Nii et ongi 12 korda 35 jagad 2. Nii, aga kui selle 2-ga jagad, siis juhtub see asi, et sa võtad kasutusse ainult vaata selle halli osa nüüd. Ja siis sa saad pool seda kolmnurga pindala. Nii et ma ei jaga ju. Jah, ei tohi jagada. Siis jääbki 420. 420, jah? 35, 350 ja 70, jah, on küll 420. Siit valed asjad ära. Siis see on lahendatud, jah? Jaa. Nii, nüüd on see teine. Näitan, jah? Jaa. 32 ja 63 ja külg Y. Ja siin oli ka keskel kõrgus. Nüüd mul on antud kohe Y ruut nagu. Nüüd on tehtud nii, et kohe Y ruut võrdub, vaata. Et kas ma pean siia ette kirjutama midagi? No sa püüa lahendama hakata nii, nagu sinule see kõige mugavam on. Siin ilmselt on eeldatud seda, et nii on kõige mugavam. Jah. Aga siin jällegi ei ole vaata seda küljepikkust. Millise küljepikkust? No paneme jälle siia tähed juurde. A, B, näiteks paneme siia F-i ja siia I. Y ruut. Mis see tuleb siis? Kas see tuleb 2945 ruutjuure alla või? Ei tule. 4993. Ei tule ka. Sass. Mul on midagi nässu läinud. Ma ei tea, kuidas ma saan seda. Näita, mis sa teinud oled. 63 ruut miinus 32 ruut. Niimoodi küll ei saa seda. Ju. Kas sa oled ära unustanud, kuidas Pythagorase teoreemi kasutatakse? A ruut plus B ruut võrdub C ruut. Jaa, aga sellest olulisem on teada, milliste külgedega on tegemist. Jaa, issand. See on ju pooleks on ju siin. Jaa. 3713. On mis asi? Ruutjuur all. Ruutjuur millest? Ruutjuur 3969 miinus 256. Nii, näita mulle nüüd, mis sa oled kirjutanud. Kirjuta kõigepealt endale, nii nagu me eelmisel korral tegime, valem. Niimoodi, et sa kasutad neid lõigu otsa tähti. F ruudus miinus I ruudus.
Ei, need on nurgad, need on punktid, need F, I, B ja A. Mida ma kasutan siis? No punktide järgi sa saad ju avaldada lõigud. Sellepärast ma need tähed siia panin, et sa saaksid lõigud avaldada. Kas see on nagu A pluss B siis, et nagu plussiga või? Sa ei saa punkte kokku liita ju, kui tegemist ei ole vektoritega. Näiteks see lõik siin, tähistan selle, oletame siniselt teen siia. See lõik, näed seda sinist lõiku? Jah. Mis lõik see on, kuidas seda tähistatakse? Tähistatakse nagu kaatetina. Ei, Või tähendab selle hüpotenuusina. Ütle nende tähtede kaudu, palun. AB. AB, see on AB. Nii, ja võt niimoodi ongi. Iga lõigu puhul on 2 tähte. Üks on ühes otsas, teine on teises otsas. Jah. Nii, ja nüüd kirjuta see endale välja, milline on selle otsitava kolmnurga hüpotenuus ja kus on kaatetid. Kirjuta nagu see kolmnurga peale või? Jah. Panen siis nagu AB ja siis nii või? Ei, kirjutagi sõnana välja, milline on hüpotenuus, milline on kaatet. Näiteks nii, et hüpotenuus on AB on ju? Jaa. Ma ei tea, kus mul see mahub siia. Ja sa võid niimoodi teha, et sa panedki need tähed nagu mul on ja siis kõrvale kirjutad legendi, et AB hüpotenuus. AB on hüpotenuus. Nii, siis nüüd kirjutad eraldi välja, millised on kaatetid. Mis asi on? Või tähendab see B ja F on alus. Kaatet. Või kaatet tähendab, jah. F on siin. I. Panen ära lihtsalt. I. Kus see I sul äkki tuli jälle mängu? Ei, ma lihtsalt kirjutan need siia kolmnurga peale. Nii. Kaatet, B, kaatet. F on kaatet. Mis asi on kaatet? B ja F. BF, just. Ja teine kaatet on? F ja A või? Just. Seega me vaatleme seda kolmnurka, mis on piiratud minu joonisel siniste külgedega. Kohe F ja A. Nii. Ja nüüd samamoodi, nagu sa tegid eelmisel korral, et kirjuta kuskile keskele võrdusmärk. Kuskile keskele võrdusmärk. Jah. Nagu kirja siia keskele, kus ma neid arvutan. Jah. Nii. Paremale poole kirjuta siis hüpotenuusi ruut. Jah. Ehk siis hüpotenuus oli mul. Mul on siin hüpotenuus ju vaata AB. Jah. Siis panedki AB pulkade vahele ja ruutu. AB ruut. Nii. Ja vasakule paned siis nende kaatetite ruutude summa. BF pluss FA siis. Jah. Kas sa said samasuguse nagu mul on? Ta on sul niisugune pulgakeste vahel või? Jah, et oleks aru saada, et need kuuluvad kokku. Jah, panen ka nüüd pulgad siis. No nüüd on, jah. Nii. Ja nüüd paned sa arvu tasemele, kuhu saad. Ehk siis 3969 pluss 256 ruutjuure all. Jaa. Ruutjuure. Neli 4225. Ja see on ruutjuure all. See võrdub siis 65. Jah. Nii. 65. Nii.
ja nüüd ma saan siis hakata seda ümber mõõta arutama, eks? jah, Mis siin on siis? Ümber mõõta. Samamoodi nagu eelmine, eks ju? ja et jalutad ümber selle kolmnurga ja mõõdad kokku, liidad mõõdud kokku. Kui mul on õigus, siis see tuleb 162. Ja kuidas sa sellise arvu said? 65 pluss 65 pluss 32. Täpselt. Nii, ja nüüd on jälle see vana hea pindala. Pindala nüüd. Eelmisel ma sain 420. Nii, et nüüd ma pean siis tegema, mul oli siin oli A korda B, on ju. Jälle, eks ju? Pigem kasuta nüüd neid külgi, et mõtle nüüd selle järele, et mida need tähendavad. Et kuidas seda pindala sa said kätte saad. Mida sa kordad? Millist külge sa kordad, et sa saaksid selle? Et millist külje pikkust sa hakkad üksteise otsa laduma? Aga ju kordan siis A, B, BF ja FA-d või? Mis sa ütlesid? BF ja FA? Jah, tõesti BF-i, kui sa laod FA korda üksteise peale, siis sa saad selle kolmnurga pindala kätte. BF, FA laond üksteise peale ja siis saan BF, FA. Mis? Ehk 65 korda 63 või? Kirjuta kõigepealt üles see valemina. Need tähed koos nende tähtedega, lõikudega, mis sa enne ütlesid. S võrdub BF korda FA. Ja, kirjuta kõigepealt see üles. BF korda FA. Nii, nüüd ma näen, et BF on mul 16, eks ju? Ja. Ja FA on mul 63. Ja. 16 korda 63. Ja. 1008. On see võimalik või? On. Näe, mul on siin all isegi vastuste mõõtarvud. Nii et õige on. Ja see on 1260 miinus 252 ja see on 1008. Ja mul on siin all olemas, kas. Nii, nüüd millist ühikut? Sentimeetrit või? Ei saa. Sentimeetrit ruudus. Sest mõlemad olid sentimeetrit ja kui sa sentimeetri korrutad sentimeetri, siis sa saad sentimeetri ruudus. Jah, minu väga. Nii. Siis on siin see viimane, ma tõmban siit. Nii, nüüd siin on mul antud siuke asi. Sul on kõrgus 45 ja külg 53. Nüüd mul ei ole siin midagi ettegi antud. Nüüd ma pean panema ise või? Jah. Y-ruut siis, jah? Ei no jällegi alusta sellest, et pane kõigepealt tähed juurde. Mis tähed ma panen siia? Kõikidesse tippudesse, kõikidesse nurkadesse. Jaa, aga A, B, C ja D või? No ma hakkasin näiteks niimoodi, et A, B, F, I jälle. Okay. Need kõlavad kõik erinevalt. A, B. Ma panin selle F-i siia keskele ja muidu siis ülemine tipp A ja paremal B ja vasakul I. F, I, nii. Okei, nii. Need on pandud. Nii ja nüüd jällegi märgista endale ära see kolmnurk, mida sa hakkad lahendama. Värvin nagu ära või? Jah. Ma hakkan vist lahendama seda, mis on see vasakpoolne on ju?
ei, oota, või tähendab parempoolne. Ütle tähtedega. Ma hakkan tegema siis A, B, B, F ja F, A. Jah, öeldaksegi 3 tähega kolmnurka A, B, F. Siirutan ära selle. Nii. Nüüd ma pean panema vist Y-ruut, on ju. Nüüd järgmine samm on see, et sa kirjutad kõigepealt tähistad ära, kus on hüpotenuus, kus on kaatetid. Okei, nii ma panen siis, et jälle kirjutan välja, no A, Ja. B on hüpotenuus. Ja, Hüpotenuus, nii. Siis BF on kaatet, on ju. ja üks kaatet on BF. Ja FA on teine kaatet. Ja, FA on teine kaatet. Nii. Kui see on tehtud, siis... teed jälle niimoodi, et kirjutad keskella võrdusmärgi. Jah. Kirjutad selle valemi kõigepealt välja. Et Ja. paremale läheb siis see hüpotenuusi ruut. Tõmban see kriipsu vahele, on ju. Mis kriipsu? See A, B, siis noh, siin, nagu ennem selle tõmbasin, et ta saaks aru, mis see on. Ja, need pulgad. Jah, pulgad. Kui see on tehtud, Siis pane arvu tasemele. 53 läheb siis sinna võrdusmärgi taha ruuduga, on ju. Ja, Siis siia ette tuleb, jääbki, ma ei tea seda veel ju. Mis siia nagu alla jääb, see BF. Aga ma tean. ja seda sa teadis, see jääbki tundmatuks praegu. Ehk siis 45 ruut tuleb sinna ette. Ja, 45 ruudus siis pluss FA panen, või FB tähendab. ja, FB ruudus. Jah. Facebook ruudus. Nüüd siis FB ruut võrdub 53 ruudus miinus 45 ruudus, B võrdub ruut juurde 45 ruudus, 53 ruudus miinus 43 ruudus. 45 on sul seal. 45 tähendab, jah. Ja, Ja see võrdub, tuleb 784, jah. ruuti juurde alla. Jah. Ja, 28 on siis vastus. just. Sentimeetrit. Ja. Aga siin mul ei ole P ega S-i või ma pean ikka arutama? Mida sul ei ole? Pinda või ümbermõõtu pindala. Nii, mille sa järgmisena arvutad, ümbermõõdu või pindala? No ikka või ümbermõõdu. Hea küll. Siit siis tuleb, oota ma mõtlen nüüd. Kas siin on 53 pluss 53 pluss 28 või? Sa võtad ühe selle kolmnurga tipu ja hakkad sealt jalutama ümber selle kolmnurga. Ja kõik mõõdud liidad kokku, mis sa tee peal kohtad. Nii, sealt ma kogun endale 53. Millisest tipust sa alustad? Ma alustan sealt A-st. Okei, ja kuhu sa liigud? Paremale. Okei, nii jõudsid B-sse, nüüd on 53. Ja siis ma liigun I-sse. Nii palju sealt lisandub? Sealt lisandub siis 106 või? Kuidas sa 106 said? 53 pluss 53, ai oot. Sa lähed B-st I-sse, palju on B-I vahe? 28 või? Kuidas see 28 saab olla? Ei saa. 45 või? Kuidas 45 said? Ei, see 45 ei ole see algus. Huvitav nagu, ma ei tea, siin ei ole seda antud. Seda alust. Mis see 28 on, mille sa just välja arvutasid? Kirjuta see joonisele õigesse kohta. 28 on see
Okei. Nüüd ma sain aru. 56 on see alus. ja Ehk siis 53 pluss 53 pluss 56. 162. ja Ja nüüd pindala siis jah. jah, Oi, pindala. Mursin jälle ära. Kas see on 20... Ei oota. 53 korda 28. et sa väidad, et seda 53-st lõiku, mis on mul, Ei saa olla. vale asi, et seda 53-st lõiku hakkad sa nüüd laduma iseendale otsa. Ei, nii ei saa kohe kindlasti. Aga oota, ma saan nii teha, et 53 korda 56 või? Ei, nii ma ka ei saa. Mismoodi ma saan selle? Ma ei mäleta, unustasin jälle ära, kuidas pindala. Ei mõtle loogiliselt. Millist lõiku sa hakkad mitu korda üksteise otsa laduma? Seda 45 ikka ju. See ikka, mis seal sees on ju. Jah. Ehk siis 45 jah. 45 võid küll laduma hakata, jah? Ja kuhu poole sa laduma hakkad? Paremale. Nii, seega mitu korda sa kokku või kui palju sa laod seda? Tervelt ühe korra või? Ehk siis sa jätad ta kriipsuks? Ei, 3 korda. Kui sa selle 3 võtsid? Ei, oota. 28 korda ju. Jah. Jah, ongi. 1260 siis jah. Just. Ja ongi käes. Nii. No selle ülesandega on kõik. Recording has stopped. Milline reklaam seekord siis sõelale jäi? Matemaatika ülesanded ikka, mis meil ikka siin jääb. Reklaamiti matemaatika ülesandeid. Ja. Ja milliseid, mismoodi neid reklaamiti? Kutsuval tehti püramiide ja näidati Pythagorast. Näita mulle siis järgmist trapetsiooni. Siin on mul natuke tehtud koolist juba. See esimene. 8, 9 ja siis on seal otsas 17 ja D ja A. Ja seal on vaja siis nüüd 2 lõigu pikkused ja ümbermõõtja pindala arvutada. Okei, 8, 9, 17 D, A. Alguses sain vist kätte siis juba. Siin oli siis see 8 korda 9. Oli siis 72 sentimeetrit ruudus. Kuna oli siis kirjas, et siin on nagu täisnurkne trapets, eks ju. Aga siit läheb vist edasi. 15. Nüüd mul on vist pindala vaja arvutada, eks ju. Ei no, mis sul tehtud on? Kas sul T-pikkus on arvutatud? Ja T ma sain 17 ruudus miinus 8 ruudus võrdub 89 miinus 64 ruutüüra all on siis 25, see on 15. Ja A on ka arvutatud, jah? A oli 72 sentimeetrit ruudus vist, jah. No mõtle nüüd loogiliselt, kuidas ta saab olla? Ei, oota. Ei, A-d ei ole siis, jah. Ma mõtlesin, midagi on puudu. Ehk siis A-d on vaja arvutada. A on siis nagu alus, eks ju. No trapetsi alus. No A on siis 9, jah. See on üks alus. Aga ma saan aru, et see A on mõeldud. Noh, paneme siia jälle need tähed juurde. Ma hakkan nüüd alt pihta. Panen siia B. Siis ma panen F-i. Siis võiks I panna. J-i võiks panna siia. Ja mis veel, no S-i näiteks. Jott. S. Aga kuidas? Aga kui see on 9 sentimeetrit, siis teine on ka 9, eks ju.
ja kui üks on 8, siis teine on ka 8. Ristkülliku vastasküljed. Jaa. Aga kas seda peab siis pikendama või? Seda trapetsit või? Et sellest tuleks ristküllik või 2 ruutu nagu või? Ma saan aru, et see A on BI. Jaa. Seega kui pikk on A? Seega A on 18. Ja kuidas sa selle said? Kuna see 1 on 9, eks ju, siis peab siin all teine 9 olema ja kuna see on samasugune nagu sama pikk, siis peab ka see 9 olema. Räägi mulle nüüd tähtede keeles. No põhimõtteliselt, kui S ja J on 9, Nii. siis peab ka olema ju B ja I. Siis on, või kuna S ja J on 9, siis on B ja A või B ja väike A siis nagu 9. A on tähistab üldse tervet lõiku, seda BI-d. No siis on F või? F, jah. B, Või F. tähendab jah, siis on B ja F on nagu 9 ja siis F ja I on veel 9. Nii, FI on sul T, eks ole. Jah. Kas sa said T tõesti 9? Ei, T oli mul 15. Seega A pikkus on? A on ka siis 15. Ai, oota, 30 või? Kuidas sa 30 nüüd said? Või 2. Ehk siis A on 8. Kirjuta sinna need arvud juurde, mis sul on välja arvutatud. Oota, ma kirjutan nagu BA ja F, või tähendab BF ja FI või? Jah. BF, panengi BF võrdub või? Jah. 9, jah? Jah. Ja B ja FI võrdub ka 9 siis ju, või mis? Kui palju T on? 15. Ja kui see T sul joonisel on? Ta on siin Tähtedega? nagu, ta on joonisel JF. Mis asi? Ta on nagu seal F-i J nagu sees. F-i ja J-i sees? Või nagu ta on nagu... Aga J on sul üleval ju? Jaa. Aga millist lõiku T tähendab? T tähendab siis seda nagu kõrgust. No millisele lõigule see T kõige lähemal on? F-ile. F on punkt. Millisele lõigule? Kahe tähega tähistad lõiku. J-i või? Arvad, et siis T on 17 sentimeetrit? Ai, no ta ongi F-i. F-i? Jah. Aga just sa ütlesid, et F-i on 9. Ei, 15 siis. No. Nii. F-i on 15 siis. Ja kui pikk on A? Ja A on siis 24 või? Jah. Kirjutan jah? Jah. A võrdub 24. Nii. Nüüd on ümbermõõt vaja arvutada, jah? Jah. See on siis B. Ümbermõõt on... Kas ma arvutan nagu trapetsi ümbermõõdu, eks ju ikka? Jah. Ehk siis ma hakkan siit minema. Siis on ka... 58 või? Jah. Nii, ja nüüd S, jah? Jah. No pindala. Sest S-iga me juba tähistasime seda nurka. No pindala on siis... Mis siin tuli meil? 15 korda 9 või? Sa väidad siis, et sa korrutad selle
sellega. Ja sa ei, siis ta ei tule ju. ei tule. Aga 9 korda 15 neist ta ka ei tule. Ma ei saa aru. No see suur kujund, trapets, koosneb 2 alamkujundist. Millistest? Ruudust ja täisnurksest kolmnurgast. Kus sa siin ruutu näed? Või noh, ristkülik. Jaa, ristkülikust ja täisnurksest kolmnurgast tõesti. Nii et kui sa liidad kokku ristküliku pindala ja täisnurkse kolmnurga pindala, siis sa saad trapetsi pindala. Kui suur on selle ristküliku pindala? Ristküliku pindala on 72 või? Ja Ja selle oma on siis 204 või? Ei saa midagi. Ei, aga siis see peab ju teine 36 või? Recording is on. ja kuidas sa arvutasid 36? Kuna see on vaata, selles suhtes selle ristküliku, see oli 72 ja see on ju pool sellest, mis on täisnurk, mis on 36. Aga kuidas ta pool saab olla? Mis mõttes nagu selles suhtes, et ta nagu ta on sellest ristkülikust nagu pooleldi. Kas sa väidad, et sa võtad siit selle ja saad selle kolmnurga pindala? Ei, terve ristkülik on pool täisnurksest või kolmnurgast. Et ristkülik on pool kolmnurka? Terve ristkülik. Terve ristkülik ehk SJFB? Jah. Terve ristkülik on... ma ütlen niipidi parem, et täisnurkne kolmnurk on pool sellest ristkülikust. Aga milline täisnurkne kolmnurk? JFI on pool SB või SJFB-st. Miks sa nii arvad? Kuna ma vaatan sellele peale ja ma näen. Aga ära usu seda pilti. Vaata näiteks minu pilti ja minu pilt on hoopis teistsugune. Kas sa tõesti arvad, et see on pool seda? No okei, ma ei tea asja. Paneme siia juurde veel ühe tähe. Teeme kujuteldava punkti, näiteks U. Siia üles. Jah. Konstrueerime siia ristküliku. Teen siia selle lillalt. Vaat nüüd sellest ristkülikust FI, U, J pool on see kolmnurk JIF. Jah. Seega tuleb sul enne arvutada välja selle lilla ristküliku pindala. Ja siis see jagada 2, siis sa saad selle kolmnurga pindala. Nagu see tulebki 72 ju. Millised on lilla ristküliku küljed? Kui pikad? 9 sentimeetrit ja 8. Kus on 9? Ai, oota. Milline külg ristkülikus on 9 sentimeetrit? JUIF ju. Oota, üks külg ainult saab olla ju, millest me räägime korraga. Räägimegi sellest. Kui pikk on JU? 9 sentimeetrit. Vaata nüüd minu joonisele peale. Ehk siis sa väidad, et JU on 6 sentimeetrit lühem kui FI. No okei, on nii, no. Tõesti. Nagu ma ei väida seda, ma vist nagu, ma ei oska seda arvutada. Ei no, joonist vaata. Ristküliku vastasküljed peavad olema ühe pikkused. Praegu sa ütlesid seda, et üks külg on 6 sentimeetrit. No, üks on 17 sentimeetrit. Ristküliku külg 17. Nagu... Milline külg? Näita oma joonist. No, sa ei ole sinna veel tähti külge pannud. Pane siin... oled. Kas sa selle uud sa ei ole pannud, eks? Olen. Ma ei näe, kus sul see uu on seal. Ta on siin üleval nagu väikselt tehtud. Nii, ja kus on see ristkülik, mis on JUIF?
Siis ma tõmbasin ära, no vaikselt nagu. nii, kui pikk on J-U? Jotu 2, ei. Millise küljega täpselt sama pikk peab olema külg J-U? AI-ga või? Või FI-ga tähendab? FI-ga, just. Kui pikk on FI? FI on 12 ju. 12. Ei oota. Või tähendab 15. 15 sentimeetrit. Seega J-U on Ka 15. jaa. nii, ja ristkülliku pindala me arvutame kahe ütleva külje korrutisena, eks ole. Ehk siis 225. Kus sa said 225? Ei. Oh my God. 15 korda 8 või? Jaa, 15 korda 8. 120. Ja see on siis nüüd see ristküllik ja see kolmnurk on sellest pool. Ehk siis 60. Jah. Ja kokku kogu trapetsi pindala. Oota, 60 kogu trapetsi pindala. Jah. 503. Sassi. 60. Pluss. 60 pluss... Mida? Ma ei tea, 60 pluss mingi... 52, ei. 60 pluss 30. Millise osa pindala on 30? Ei, oota, 60 pluss 72. Jah. Jääbki 132 sentimeetrit ruudus. Jah. Nii, see on tehtud siis jah. Ja viimane. Ohoo, T ja 21, TA on üleval ja 21, 37, 2, 37. Ma pean teada poole. 10, 20, 31, 2, peame siiani. 37 ja siis 20 üles ja 21 oli see. Siit läheb ka üles ja siit läheb paremale ja siit ühendan need ära. 21, 37, 20, T ja A. Okei, on olemas. Ehk siis ma saan vist kohe teha selle, et 20 kord 37 või? Ja siis sa saad mille? Siis ma saan A kätte või? Ma arvan kõigepealt tee see asi ära, et pane jälle tähed juurde. Noh, ma hakkan siit alt pihta, ma panen siia, A juba siin on, ma panen B. Siis ma siia keskele panen F-i näiteks. Siis siia paremale alla panen I, üles panen J-i. Siis paneks O siia ülesse. Sellised tähed. Nii. Ehk siis ma leian F-i, I-J-i ja J-O või? I-J sul on ju. Või nagu ma leian nagu A või? Nii, ja kuidas sa A arvutad? 20 korda 37. Korrutad 2 külge ja saad mingi kolmanda külje või? Vaata, sa tahad praegu selle külje ja selle külje korrutada, et saada see külg. Ehk siis, ma teen nii pigem või? 20 korda 18,5. Kus sa selle 18,5 said? Ma nagu jagasin selle 37 kahega. Okei, miks sa selle kahega jagasid? Sest siin on nagu 2 seda võtta jälle.
nagu see ristkülik ja siis on see täisnurkse kolm. Aga millest sa järeldad, et need lõigud BF ja FI ühe pikkused on? Okei, ma ei hakka järeldama. Mis ma nagu teen siis? Aga teeme samamoodi, see suur trapets koosneb ju või alustame A-st kõigepealt. Meil on vaja niikuinii A ja T need pikkused välja arvutada. Nii, meil on teada selle trapetsi parem külg IJ, selle pikkus 20 sentimeetrit. Meetrit. Nii, oota, kas need olid meetrites või? Jaa. Okei, siis võime need ju ümber teha meetriteks. Kui pikk on FI? FI on 37 meetrit. Ei ole. Või 18,5 tähendab. Ei ole. Mille järgi arvutada FI pikkus? Selle 21 või? Nii, 21 meetrit on BF-i pikkus ja kui pikk on FI? FI on siis... Saab komaga tulla või? Ei. 21, siis jääb 16 või? Jah. Kuidas sa nüüd said selle? 37 miinus 21. Just nimelt. On 16 meetrit. Nii. Kui pikk on A? Ma kirjutan selle üles. A või? A on ka 16. Jaa. Nii. Nüüd tuleb T arvutada. Nii, kuidas ma seda arvutan? Tõmban jälle terve selle või? Kuna see on kolmnurga üks osa, siis märgi jälle juurde kõigepealt, kus on hüpotenuus, kus on kaatetid. BO on hüpotenuus. Jaa. B on hüpotenuus. OF on kaatet. Jaa. Ja teine kaatet. Teine kaatet on BF. Just. Nii. Nüüd kirjuta jälle valemina välja, siis pane arvud asemele. Valemina välja. No see, et võrdusmärk keskele, paremale hüpotenuusi pikkuse ruut ja vasakule kaatetite pikkuste ruutide summa. Ehk siis siit tuleb BF 21 on ju. Meetrit või 21 meetrit, 21 ruudus on, eks ju? Kirjuta see valem kõigepealt välja. Ma kirjutasin. Näite. Või see tuli see. Ma ei näe su ekraani praegu. Ja laupatri ma ootan. Sa näitad mulle praegu ainult seda kujundit, aga kus see valem on? Ootan, no siin just. Oota, mis seal siis võrdusmärk paremal on sul BO ruudus ja vasakul on BF ruudus ja OF ruudus. Ja just, ja pane nüüd arvu tasemele. BF on siis 21 ruut, on ju? BF ruut on 21 ruut. Nii et 16 ruut, ei oota. BO ruudus. Oota, aga BO ruudus ma pean leidma, eks ju? Jah. Siis OF ruut on 20 ruudus siis või? Jah. 20 ruudus pluss BF, mis see BF ruut on siis? 16 ruudus või? On sul isegi joonisele märgitud. Ei, 21 ruut. Ja võrdub siis BF või tähendab BO, jah. Ruut. Nii, BO ruudus võrdub ruut juur 400 pluss 411. Ei ole 411. 441 siis. Jah.
ehk siis see on 841. ja 841. Ja see on 29. Jah, see peab olema 25-30 vahel. 6 ei saa olla, 7 ei saa olla, 8 ei saa olla, proovin 29. 30 korda 28, 720 ja ei see, oot. Mida ma arvutan nüüd? 7, mis see? 3 korda 28 on 56 pluss 78, jah. 780, 781 tuleb ja. Või ei tule või? 841. 841, jah. Okei. Sa võid edasi nüüd hakata ümbermõõtu nokitsema. Jah, 841 tuleb tõesti. 102 või? Jah. Ja nüüd S, jah? Jah. Nii, kuidas ma selle nüüd jälle saan? No nüüd me võime teistmoodi ka teha, aga võtame appi jälle ühe lisapunkti. Et mitte trapetsi otsevalemit kasutada, mis ei pruugi meeles olla võib-olla. Siis ma teen siia ühe lisapunkti, näiteks U. Ja jälle konstrueerin siia lisalõigud, et teen selle tühimiku ehitan nagu täis. Et tekiks üks suur ristkülik BIJU. Nüüd, kui sa vaatad sellele joonisele peale, siis selle roosa trapetsi pindala on selle suure ristküliku pindala BIJU miinus see tühimik. BIJU miinus see tühimik. Jah, tühimik on siis see BOU. Nii et see on 256, ei jätta. See ka. Nii et ma nagu peaksin korrutama selle A ja BUO, ei jätta. A-ga ma pean midagi korrutama, on ju? Ei pea. No ta 16 on ju. 36. Ei, 26. Ma ei tea, ma jälle ei mäleta kuidagi. Ei pea mäletama, vaata pilti, otsusta selle põhjal. Sa tahad selle roosa pindala saada. Kirjuta see kõigepealt välja tähtedega, millist pindala sa hakkad arvutama. Ma hakkan arvutama siis BIJO või? Ja see kirjuta vasakule poole võrdusmärki välja, et pindala BIJO võrdub OUB-ga või? Nüüd sa võid ette kujutada, et vaata see BIJU on nagu paber. Jah. Nii. Ja sul on vaja paberi selle osa pindala, mis on roosa. Seega, kui sa sellest paberist lõikad selle kollase juurdeehituse, selle BOU ära, siis jääbki järele ju see roosa. Jah. Seega arvutad kõigepealt terve selle paberi pindala ja siis arvutad selle, mille sa ära lõikad, lahutad ära sealt ja see, mis järele jääb. Vaata, selle terve paberi pindala on siis ehk siis see 37 on ju? 37 on selle paberi üks külg, selle pikkus. Jaa, aga ma arvutangi nii, et 37 kord 20. Jaa. Nii, see on 740. 740 ruutmeetrit. Ja sellest tuleb nüüd lahutada see ära lõigatav osa BOU pindala. Jah.
POU 740. See POU oli 29 PO. 29 on PO. Jah. Aga see U. Kuidas ma selle saan? Mille täpselt? Selle, nagu mul on, ma nagu ei tea, kuidas ma seda pindala pean arutama. Näe, sul on vaja selle kollase kolmnurga pindala, Ma tean, jah. mis on täpselt pool millise kujundi pindala, Ristkülik. millise ristküliku, FIJO. ei ole ta sellest pool. Või tähendab BFOU. Ja seega, kui sa arvutad välja selle BFOU pindala ja jagad pooleks, siis sa saad selle kollase kolmnurga pindala. See tuleb komaga või? Ei tule. See on 16 ju. Kuidas sa 16 said? 37,21. Me räägime pindaladest praegu. Kollase kolmnurga pindala on vaja. Jah, ma tean. See on pool ristküliku BFOU pindala. Kui suur on ristküliku BFOU pindala? BFOU on 740. Ei ole. Või tähendab? Sa just kirjutasid ju üles, mille pindala see 740 ruutmeetrit. Jah, see oli selle terve lehe. Ja, ehk siis BIJU. Aga BFOU, 370 või? kuidas sa selle said nüüd? 740 jagan 2. Kui sa 740 jagad 2, siis sa saad selle kolmnurga üldse. Ma ei tea. Tead küll. See teadmine tuleb ainult sinu seest üles leida. BFOU pindala. Vaata nüüd jooni selle peale. Arvuta välja see. BFOU 20. 21 korda 20. Ja. See on 420. Ja sellest poole väiksem on see kollane kolmnurk. Ehk siis 320. Ei ole 300. Ei, oota. 420. 210 siis. 210 ruutmeetrit. Ja. Jah, tulebki 530. 530 ruutmeetrit on tõesti trapetsi pindala. Oi, päris pikk teema. Võtab pea huugama, jah? No võtab küll, jah. Varsti tulevad need tangentsid ja need ma ei kujuta. Ja, aga alati mõtle niimoodi, et sa paned, kui sul on mingisugune kujund, pane tähed juurde, sest nende tähtede abil sa saad esitada kõikvõimalikke lõike, mis seal kujundil on. Ja siis hakkad vaatama, millist alamkujundi osa sa lahendad, millised andmed sul on olemas. Võib-olla sa saad mingid asjad kohe välja kirjutada, nagu näiteks vastaskülgede pikkused ristkülikute puhul. Mingid asjad sa saad arvutada, ka siis Pythagorase teoreemi järgi näiteks. Siis kirjutad selle valemi kõigepealt välja. Paned arvu tasemele, arvutad selle puudu oleva külje pikkuse. Ja kui sul on trapetsi puhul, see on kolmnurga puhul niimoodi, aga trapetsi puhul sa saad ka kasutada trapetsi valemit, mis on siis trapetsi aluste poolsumma korda kõrgus. Ehk siis A pluss B jagad 2 korda H. Ja, ehk siis oleks ka niimoodi saanud, et 37 pluss 16, mis teeb siis kokku 53 2 ja selle korrutad 20 ja peaksid ka saama siis 530 ruutmeetrit. Okei. Sellepärast, et kui sa selle puudu oleva osa, mis siin on, kuidas ma ütlen, kui me selle trapetsi keskelt pooleks teeme, ma tõmban siia vahele ühe laia joone, et sa näeksid, mida ma silmas pean. Nii,
kui ma tõmban siia sellise joone, näed, siis see osa, mis siit üles jääb, on selline, see ristkülik jääb samaks, see ei muutu, aga mis muutub, on see kolmnurk siin. Üleval jääb selline kolmnurk, aga täpselt sama suur kolmnurk jääb alt välja. Nojah. Et sellepärast meid huvitab selle keskmise lõigu pikkus, mis on tegelikult mitte nii pikk, kui ma siia tõmbasin, vaid ta on siit siiani. Siis täpselt vahepeal selle A ja see BI vahepeal. Ehk siis kui sa selle korrutad kõrgusega, siis sa saadki trapetsi pindala, see on selline kujuteldav ristkülik, mis siia tekib. Aga jah, tänaseks on vist siis kõik, jah. Jah, Järgmine esmaspäev siis vist kell 6 sama aeg. just. Aga aitäh ja tšau siis. Tšau. Jumal tänatud, see lõppes. Recording has Yes! stopped.